Tere! Mõni kuu tagasi me tutvustasime uut Toyota Aurist ja täna on meil uuesti Auris jututeemaks, aga seekord me räägime juba universaalkerega mudelist Touring Sports. Sellelt autolt loodetakse üsna palju, seetõttu viskame pilgu peale, mida tal meile pakkuda on. Põhimõtteliselt tavalise luukpäraga siin suuri erinevusi ei ole peale selle osa. Pagasiruum mahutab ka kõige minimaalsemal juhul juba 530 liitrit. Disaini osas suuri muudatusi ei ole. Me näeme siin Toyota viimast firmastiili ehk siis Keen Looki ja Under Priorityt. Küll ainukene tõsisem uuendus on see, et küljejoon on pikem. Selle disaini juttu juurde ma lisaksin lihtsalt ühe väikse mõtte. See viimane majanduskriis, mis autondusele on mõjunud täiesti laastavalt, on toonud tegelikult tagasi selle, et autode disainile pööratakse rohkem tähelepanu ja autod on muutunud ilmekamaks. Ka Toyota puhul me näeme seda, et viimased mudelid on juba tõepoolest sellised, mida tahaks osta ja millega tahaks sõita. Tehniliselt võttes on tegu lihtsalt pikema Aurisega, millel pagasiruumi mahuks, nagu ma ütlesin, on 530 liitrit. Kui me laseme tagumised istmed alla, mis käivad 60-40 proportsioonis, siis see maht tõuseb 1658 liitrini. Küll on aga selle auto loomisel viidud sisse terve rida tehnoloogilisi täiendusi, mis muudavad kasutamise, eriti just siin selle pagasiruumiga toimetamise oluliselt mugavamaks. Põhi on siin sile, kuid kui soovite lisaruumi, siis palun, siin all on veel täiendav ruum. Uuele Touring Sportsile pakutakse 2 bensiinimootorit, 2 diiselmootorit ja hübriidi. Nagu ka tavalise Aurise juures kombineeritakse universaalilgi hübriidiks 1,8 liitrine bensiini ja elektrimootor. Elektrijõul suudab auto läbida samuti 2 kilomeetrit. Kuid sellest piisab, et linnasõidul anda olulist kütuse ökonoomiat. Selle hübriidajami plussiks loetakse väiksemaid kasutuskulusid, kuna mitmeid sõlmi ei ole, nagu näiteks sidur ja ka pidurdamine toimub regeneratiivsel meetodil, ehk siis kogu süsteem kulub vähem. Muidugi on universaali üks suur pluss see, et tagumine laadimisava on suurem ja auto üldine raskuskese madalam. Multimeediasüsteemist rääkides pakutakse standardvarustus juba tuntud Toyota Touchi, mida saab siis upgrade'ida Touch & Go'ks ja kõige vingemate variantide soovijatele pakutakse Touch & Go Plussi. Touring Sportsi varustusse kuulub ka iseparkiv süsteem, kus siis juhi rolliks on kõigest auto kiiruse kontrollimine, auto leiab ise piisavalt vaba ruumi ja suudab ennast sinna sisse tagurdada. See auto on mõeldud eeskätt rohelise mõtteviisiga inimestele, kes soovivad soetada endale tavalisest Aurisest veidikene mahukamat sõidukit. Nagu ma juba ütlesin, Eestis ilmselt hübriidid kõige populaarsemaks ei saa, kuid üldises plaanis arvatakse, et 30% müüakse bensiinimootoritega, 25% diiselmootoritega ja kõik ülejäänud on siis juba hübriidmootoriga sõidukid. Ja loomulikult on hübriidi suurimaks eeliseks madal kütusekulu, kusjuures CO2 emissioon ulatub vaid 85 grammini kilomeetri kohta, mis on oma klassi konkurentsitult madalaim. Touring Sportsi sõiduomadusi kommenteerides võib küll öelda, et tegu on ikkagi puhta linnaautoga, mis on mõeldud sõitma heale asfaldile või siis hea asfaldiga maanteele. Ja kui juba luukpära oli ääretult sõidetav, siis täpselt samasugune on ka universaal. Ma oleksin ära unustanud, et katusereelingud on siin täis alumiiniumist, mitte plastmassist nagu paljudel autodel ja seetõttu kannatavad oluliselt suuremat koormust. Selline on siis uus Toyota Universaal, hea väljanägemisega ja päris sõidetav auto. Meie kohtume teiega juba üsna pea, seniks nägemist.